Väga hea, et me need küsimused praegu välja tõime. Tegelikult käisid asjad küll vägagi sedamoodi, et info avalikkuseni tilkus. Nüüd me saime mõnevõrragi targemaks. Ma loodan, siiralt loodan, et mõned väited peavad siin ka vett, et see müük ei tule kuidagi ootamatult, vaid selleni läheb ikkagi loodetavasti mõnevõrra aega, et need argumendid saaksid settida, ja veelgi rohkem ma loodan, et vahepeal vahetub valitsus. No eks teie plaanid on sellised nagu ikka, et hurraa optimistlikud, eksperimentaalsed või siis kuidagi lusti pärast tehtud, et tõestada, et meil on väga kõva käega minister. Aga vaat pärast selgub, et sellest tööst ei olnud mitte mingit kasu, pigem kahju. Ja see läheb, vaatame nüüd Tartu vangla saagat, siis sellel pikalt ei jõua peatuda, aga rumalamat plaani siin just meie justiitsajaloost annab üldse otsida. Ja pidevalt tuleb, mis on selle Tartu vangla plaani juures huvitav, et kogu aeg tuleb infot juurde, mis tegelikult tõestab, et asi on veel hullem, kui me oleme siiani kohati käsitlenud. Nüüd muide vanglate loo lõpuks on see, et Soome sai ka teada rohkem, et Eestis ikkagi on neid vanglakohti ja pakub Eesti vange kodumaale tagasi. Et ühel päeval ehk meil ikkagi on vaja ka esinduslikke kohtuid ja kas üldse on õige, et meil nii suures mahus toimub kirjalik menetlus, et meil nii vähe toimub näost näkku kohtuistungeid, et võib-olla peaks liikuma mõnevõrra tagasi sellest liigse kirjaliku menetluse kasutamise juurest tavalisema, suulisema ja näost näkku kohtupidamise juurde. Nüüd siin oli juttu palju institutsionaalsest väärikusest, et väga oluline on siinkohal asukoht. Nii nagu Toompea ümber käis kunagi ikkagi selline teema, et see on eestlastele oluline rahvuslik sümbol. See on meile oluline koht, mis siis, et vahepeal on siia ordu ehitanud oma lossi. Eestlased pidid tagasi saama oma ajaloolise linnuse asukoha, oma auväärse paiga. Ehk sama kehtib ka kohtute kohta ja kui me vaatame Tartut, siis tegelikult on päris kahju, et ringkonnakohus nüüd siis ümber liigutati. Vaatame veel teie pingutusi. Regionaalpoliitiliselt äärmiselt kahjulik suund kaotada ära Jõhvi kohtumaja oli väga kahjulik. Õnneks on sellest seekord üle saadud. Loodame, et sellist kahju ei suuda järgmised tekitada. Ja nüüd, aga samas Jõhvi kohtumaja võit ju alles saavutati ja nüüd oleme olukorras, et enne juba järgmist väga esinduslikku hoonet kangutatakse minema ratsionaliseerimise sildi all. Aga siis, kui me räägime näiteks rohepöördest, mida teie erakond kõige innukamalt ellu viib, siis 15 miljardit investeeringuid revolutsiooni toimepanekuks, mis meile kahju teeb. See raha tuleb kuskilt. Ja siis ei loe keegi mitte midagi. Nii et me tõepoolest näeme, et raha läheb igale poole, aga siis, kui on vaja riiklikke institutsioone alles hoida, hakatakse sente lugema. Korraks veel tagasi minnes Pärnu maantee kohtuhoone juurde, et see on tõesti pidulik, kannataks siin Riigikogu liikmetel veel kord seda üle vaadata. See on suure fuajeega, uhke hoone. Sellise hoone ülalpidamine on tõesti pisut kallim kui mõne kõige tavalisema kontorihoone pidamine. Aga tõepoolest väärikus loeb ka midagi. Et igal juhul halb plaan, laidame teie plaani ja loodame, et kohtunikud ja kohtute töötajad, kes ka on andnud oma allkirja Pärnu maantee kohtumaja säilimise eest, saavad võidu. Aitäh!